blues sellise rokiliku bassikäiguga C-st ja nüüd see harmoonia, mis ma mängin, see on see kõige lihtsam 3 akordiga bluusi järgnevus. 1, 2 ja Ü-ga ko. Nüüd sai vorm läbi. Ja räägin paar asja siia juurde veel. Et paremas käes nüüd mängisin kõikidest akordidest noonakorde. Ehk siis noonakordis on nagu septakord, millel on lisatud 9 aste. Et C9 puhul see on D-noot. Ja parema käega siis mängin neid ülejäänud akordi helisid, vasaku käega mängin põhitooni, ehk siis C-nooti. Ja parema käe helisid, mida on siis kokku 4, võin mängida põhimõtteliselt nagu sellisel kujul ja nii edasi. Aga kõige enam kasutatavad on sellised need noonakordi pöörded, milles alumiseks hääleks jääb kas terts, siis tekib nagu 3, 5, 7, 9 või septim 7, 9, 3, 5. Et ma alustan sellega, et miks selle pöördega, kuna saateregistri mõtles see on nagu kõige paremini kõlav. See kõlab ka hästi, aga kui ma lähen edasi F-i, siis see jääb natukene madalas, et ma pigem eelistan seda pööret. See on F9, 3, 5, 7, 9. Läheb uuesti C-sse, 1, 2, 3, 1, F-i, 2 takti. Jälle C. G9, 3, 5, 7, 9, F ja C. Ja see lõppu võib mängida G7 või siis võib ka 2 takti C9 mängida.